oli Ripolli kloostris, et mõtles ka selle üle, mida tähendab üldse õnnelik elu, eks ju. Mul on definitsioon olemas, täiesti kindel, nii et see õnnelik elu, see, mida esiteks praegu teen, ehk siis keskaeg ja klooster. Õnnelik elu on süüa korralikku toitu, mitte seda, mida Eestis supermarketis müüakse. Õnnelik elu on arendada ennast, õppida, õpetada teisi. Õnnelik elu ei ole rohtu täis kasvanud konnatiik. Õnnelik elu oli see, et kui sa pead nägema seda nepotismi ja jutumärkides sõprade tegutsemist. Ja väga raske näiteks Eestis raamatut tõlkida ja avaldada. See on väga raske, kui sa ise kirjastaks. Ja isegi see nagu väga ei morjenda, natuke ärib, aga mitte eriti, kui öeldakse ei näiteks. Inimesed on alati juurde ei, ma ise ütlen ka inimestele ei, kui ma ei saa kõigi vastu, kõigile jaa öeldakse. Aga just see sudimine ja mudimine, need, kes ütlevad jaa, tegelikult mõtlevad ei. Et need firmad kutsuvad selliste inimesi yes-man'ideks, eks. Need on kõige vastikumad olemused üldse. Ja väga raske on Eestis tegutseda, kui sa oled tegelikult mingis sõpruskonnas sees. Ja kas see peaks nii olema? Kui sõpruskonnas ise finantseerib, siis miks ka mitte, eks ju. Mina valin ka oma sõpru, eks ju. Sest see on minu enda otsus, eks ju, ja ma ise. Aga kui seda kogu seda värki finantseerib riik, siis kindlasti mitte ja Eestis kahjuks on asjad selles suhtes ikka väga koledad. Ja mis siis tekib Eestis? Tekib selline paralüüs ja selline halvatus. Enne halvatus tekib äng, tekib depressioon, eks ju. See depressioon ei ole ehtne, sest see on välistest oludest. Mulle öeldi seal, kui ma seal kloostris ja piletit ostsin, et ma tuleks kõigepealt see välja, et päikesevalgust on või nii kaugu on, eks ju. Ja siin ei olegi praegu kedagi peale minu, nii et ihu üksinda kloostris, ihu üksinda Euroopa kuulsaimas kloostris. See on õnn, inimesed, see on õnn. Vaat. Ja näete, ei lehvigi mingid Ukraina mis lippe. Siin tornis on Kataloonia lipp ja kõik maailma. Jah, Eestis häirib mind ka see narratiiv ja tegelikkus. See vahe on ikka väga suur. Mingid, ei taha võib-olla väga palju sellest rääkida, sest praegu ma olen hästi õnnelik ja miks see õnne rikkuda, eks ju. Nii saan. Ihu üksinda Ripolli kloostris, kes oleks võinud seda arvata. Tuleb lihtsalt. Mul ongi et ma ei taha et kõike mitte midagi mõtlemist enam harrastada. Et kui Ryanairil on mingi 3 krossi eest mingi pakkumine, et saab oma vahet pole mis kell, nad seal rattad maha saab, Barcelonas saavad. Õnneks vanas terminalis, kus on otse rongi ühenduseks. Või võid ka uude lennata, mul on savi, ma võin selle transferbussiga ka sõita. Ja siis kohe otse sisemaale ja mägedesse. Homme lähen mägedesse. Päris kõrvmägedesse. See on nagu eriti tore. Ja siis nutan, kui ma pärast tagasi tulen.